tere kõigile, te kuulate Aesthetic podcasti 4. episoodi ja täna on meil saatekülaliseks Kaisa Aabner, kelle nimi pole arvatavasti fitness valdkonnas enam kellegile tundmatu. Et Kaisa on võistlussportlane ja lisaks sellele peab sellist julget blogi nagu kaisafitness.ee. No sulle veel mingeid iseloomustusjooni lisada? Ai, ma kuulasin praegu lihtsalt sportlane, vaata, nimi pole tundmatu, mul kohe kohtud õhku täis, vaata, ülikõva. Sul oli kodus, sul oli sul nimekiri, et aha, sportlane, check. Ja. Päris äge vendal on selles suhtes. Ja, rääkige veel, mis te veel ennast teate? Siin on The Aesthetic Project. Kuidas sulle siiani on läinud? Tulid just mitte Moskvast, Venemaalt, Yeah. Peterburist. Oi. Nautisid elu? Ja kähku muu teema. Ja, ei, ma olen veel käinud seal riigis ja seal. Venemaa oli tore ja oli tõesti. Räägi mõni selline kirkaim seik äkki. Ära kõige kirkamat räägi see kolmas. See kolmas või? Ei, selles suhtes Venemaal kõik asjad käivad, see on nagu tõsi, et võimalik vaid Venemaal nagu, et absoluutselt kõik, mida te seal telekas näete, see nagu nii on ka nagu, et ja tegelikult see on nagu veel hullem vist. Aga jaa, ei ole seda, kui sa kuskile sööma lähed, siis toitusid sa kätte ei saa, kõik joogid, mis sa tellid, nõnda tunnustatakse ära ja üldse ära lase ennast üldse häirida, selles suhtes neid lastakse igal pool nagu lihtsalt üle. Aga muidu oli tore, nagu seltskond oli fun, selles suhtes oli väga äge. Okay. Kellega käisite? Peep oli? Peep Pereri ja Raigo Kuusnem. Okei, Sats oli koos? Sats oli koos, jaa. Ülikõva. Aga te käisite jalkat seal vaatamas? Ei, me tegelikult käisime jalkat vaatasime ka telekast paarist. Tinunni panemas, no? Ei, mis tinunni, me vahepeal ikka sõime ka. Kui aega sõime, aega ei olnud tegelikult väga. Aga siis, mis sul üldse nagu viimasel ajal, sul olid kevadel olid sinu sellised viimased võistlused, oled sa nendest taastunud, lähed sama hoogsalt edasi? Jaa, kusjuures nüüd oli mul teine hooaeg ja kuidagi minu jaoks loksus nüüd selle teise hooaega just paika see, et see ongi nagu see, mida ma tahan teha. Kui ma tegin nagu esimese hooaja ära, siis see oli siuke nagu vaatame, elame, näeme, tore oli. Aga nüüd selle teise hooajaga kuidagi, ma vahetasin treenerit ka, minu treeneriks sai Peep Reinart ja põhimõtteliselt mul jõudiski kohale see, et reaalselt dieeti on võimalik nagu mõistusega teha, nagu trenni on võimalik mõistusega teha, kõik asju on võimalik nagu mõistusega teha. Et kui esimesel hooajal nagu kõik asjad läksid kuidagi, kõik need juuksekarvad läksid lihtsalt nii pooleks ja mul nagu hormoonid niimoodi kõikusid ja nagu, reaalselt kõige ägedam, või mitte ägedam, vaid nagu, esimesel hooajal nagu reaalselt mu kõige eredam seik oli selline, et ma läksin koju ja mees oli mu võileiva ära söönud ja põhimõtteliselt me hakkasime lahutama selle pärast nagu. Kõigepealt ma sõimasin ta näo täis, ma paugutasin umbes uksed kurdi kõvasti kinni ja umbes tavai, nüüd on lahutus, sest fuck, sa sõid mu kaera südame ära nagu, perse, nagu päriselt vaata. Ühesõnaga nagu finito vaata. Ja üldse nagu see dieedi lõpp oli lihtsalt esimesel hooajal selline, et ma käisin enda trennis ära, trenni muidu peksis mu mees mind nagu voodist üles, ta reaalselt nagu tiris mind voodist välja, sest ma olin nagu täiesti apaatne. Tegin enda trenni ära, tulin koju ja siis ma läksin nagu diivani peale ja ma lihtsalt nagu vegesin niimoodi. Siis enam-vähem lohisin kuskilt endale mingi toidu ette ja põhimõtteliselt, kui mees muga midagi rääkis, siis ma ei suutnud isegi nagu vastata. Nagu, ma olin nagu täiesti apaatne. Ja see esimene hooaeg ehmatas mind lihtsalt nagu niimoodi ära, et ma olin ikka täiesti soe peast. Ja oligi, kui see teine hooaeg oli selline nagu võrdes esimesega nagu jumala lumme, kõik oli jumala tore, jumala fun. Ilmselgelt dieedi lõpus see mingi viimased mingi paar nädalat on aga muidu on nagu kõik see fun ja tore ja üleüldse siis ma vahetasin töökohta, ma läksin Fitshopi tööle ja nüüd nagu ongi mu ümber ongi ainult üks suur fitness ja see on nagu nii äge on kõik on nagu nii tore ja mul on nagu räigelt eufooria ja nagu nii äge on kõik. Ja seda on väga tore kuulda. Mul oli näiteks peale võistlused oli just niimoodi, et mul oligi enne oli ümber minu oli kõik oli suur fitness ja siis peale võistlused mul oli vaja sellest kõigest fitnessist kaduda, et vahetasin töökohta, et fitnessist eemal olla ja kõik nii edasi. Nüüd on niimoodi, et lähebki nagu igatepidi, vaata kunagi ei tea. Ühest äärmust teise. Ühest äärmust teise. Ei põhimõtteliselt peale esimest hooaega mul oli ju
no see oligi kõige haigem, et said võistlused tehtud ja saad aru, ma ei tahtnud minna enam jõusaali. Mul niimoodi, et saad aru, nagu läksid sinna, saad aru, sa ei tahtnud nagu mitte midagi teha lihtsalt ja siis nagu läksidki koju ära, sest sa nagu ei teinudki midagi, ma ei teinud niimoodi vist mingi 3-4 nädalat või. Lihtsalt nagu siis ma ehmatasin nagu ennast ära, et nagu kui jõusaal nagu kogu aeg on seal nii fun olnud, nii tore olnud, vaata. Ja siis üks hetk lihtsalt sa nagu vihkad seda kohta lihtsalt, siis ma mõtlesingi, et ma mõtlesin, ma ei saagi sinna raja peale enam nagu tagasi. Ja peale esimest hooaega mul oligi ju, kuna mul nagu treenerid olid ka sellised, noh nagu need olid, siis ega keegi mind ei viinud ju kurssi, et mis siis nagu saama hakkab. Et... Kes su treener oli esimene see? Ma olin seal Fitmodel projektis, okay. Kristiina Nuut ja... mis ma ei saa öelda praegu, Julia Šmooli, jah. Ja ega keegi mind kurssi ei viinud, et no mis siis peale dieeti nagu toimuma hakkab, vaata, et reaalselt nagu ei ole ikka niimoodi, et sa hakkad lihtsalt sööma. Lükati vette lihtsalt. No põhimõtteliselt nagu see koht unustati nagu ära, et noh, et pläkid olid makstud, vaata, ja umbes kedagi kottinud enam pärast, mis saab nagu. Ja siis reaalselt oligi, kui esimese 2 nädalaga mulle tuli juurde +7 kilo, 2 nädalaga põhimõtteliselt ma ju hävitasin kogu selle poole aasta vaeva, mida ma nagu tegin, onju. Siis mul oli nagu appi, siis oligi, ma ei tahtnud enam trenni teha, ma ei tahtnud mitte midagi teha ja siis ma umbes jõudsingi Peebuni umbes, et appi päästa mind sellest nagu mudamülkast nagu tiri mind välja, vaata. Et see oli siuke ikka räige katastroofa minu jaoks, noh. Aga kaua sul selline switch aega võttis, kus sa nagu, noh, ütleme, sa olid seal põhjas, siis on ju ei tahtnud trenni minna. Täiesti põhjas, ja siis, kui sa juba nagu tekkis selline tunne, et okei, et võiks nüüd vaikselt tegema hakata ja kogu pikk see periood oli. Tead, ma arvan, see oli mingi pool aastat vist isegi. See oli nagu, ja mul olid nagu, no reaalselt on ju, ma olen seda blogis ka kirjutanud, nagu rämedad õgimishood olid, nagu reaalselt, ma ei tea, sõid ära enda mingisuguse suure eine, siis tõmbasid sinna ühe Ben & Jerry's otsa, tõmbasid ühe küpsise paki veel, siis sul umbes kõht oli täiesti nagu, seda valus oli juba kõht, vaata, ei, fuck it, võtsid ühe šokolaadi veel juurde ja umbes vaatasid, ei, tõmbad ühed võilivad veel järgi, vaata. No, testisid neid piireid, palju sa sisse vahub. No umbes niimoodi, ja saad aru, ja see oli nagu, siis sa umbes said aru, et fuck, vaata, kõik on jumala valesti, et davai, et homme ma lähen nagu rajale tagasi, vaata. Ja siis umbes kella 7 õhtul sa olid rajal tagasi ja siis oli jälle fuck it, vaata. Ja kõik läks nagu nii pekki, aga nagu sellised haiged isud oli, et nagu reaalselt mul mees sööb näiteks kohukesi. Ma pole elu sees kohukesi söönud, nagu see on minust nagu nii mõttetu crap, nagu see ei maitse ka hästi ja mis iganes. Ja siis reaalselt mees ostis umbes koju, ma ei tea, 10 kohukest ja ma tõmbasin kõik paaki lihtsalt, vaata. Ploki kohukesi. No umbes nii, vaata. Saad aru, ja nagu, ma ei tea, nagu sellised asjad olid ja reaalselt mingid, ma ei tea, kringlid näiteks, pole elu sees kringlit söönud, nagu see kringel on mingi mõtete sai lihtsalt, vaata, ja siis lähed kellegi sünnipäevale ja siis umbes lihtsalt imed endal pool kringlit sisse lihtsalt nagu, mis kuradi asi see on nagu, ja naisterahvas ka vaata, jess, kõik on järele proovitud, et see ongi see fitnessisti loogika on see, et sul kukub telefon maha, on ju, mõra tuleb sisse, on ju, ja siis sa viskad uuesti maha ja siis hakkad peksma, vaata. Ei no, mina tean seda, vaata, et see on päris hea alal. Minu loogika vaata see, et kui autol üks rehv lõhki, fuck it, 3 tükki kaost. Ja, sest no nagu nii üks rehv on lõhki. Sest et see hetk, kui sa teed seda endale, siis sa mõtled, et okei, et tegelikult ma laen, vaata, et ma laen nüüd täis ja homme olen puhas ja nüüd ma lähen selle laenguga edasi lõpuni, aga see on see loogika, mida sa ütled endale. 5 päeva enne võistlused ja laen ennast natuke. No endale sa hakkad peas igast asju kurdi kokku luuletama, vaata miks, mida teha nagu. Aga kuidas sa nagu, tegelikult siit tuli päris hea punkt välja, et treener ei ole ainult see, kes sind vormi veab, vaid see, kes nagu valmistab ka sind ette nagu selleks, kes teab, mis sealt tuleb, et sa võid olla nagu kulturismi ja jõusaali treener või kulturismi ja fitnessi treener, et kui sa ikkagi ole nagu neid asju ise läbi teinud ja sa tead, et seal tuleb see suur kukkumine peale seda lõppu, et sa pead ikkagi nagu mõtlema selle peale ka, et isegi mina viimane kord nagu ei mõelnud sellele nii väga, et see oli kohe näha, et sul polnud seda nagu sellist back-up plaani, kus sealt välja tulla, plaan B-d nagu, vot, et see on siuke. No treener peab üldse minust olema sul veel psühholoog ja mis iganes kõik, vaata, et nagu, ma räägin, mul on Peebuga täpselt sükene suhe, et ma arvan, et Peep teab minu kohta rohkem asju kui mu enda mees, vaata. Et nagu päriselt, vaata. No üleüldse see dieedi lõppki kas või on nagu selline, noh, ütleme enne võistluseid nagu mingi 2 nädalat nagu ikka litakas sõidab normaalselt, vaata, ja siis umbes põhimõtteliselt iga päev ma kirjutasin Peebule, appi Peep, umbes, mis nüüd saab, mis nüüd nii saab, mis nüüd naa saab, ma tunnen ennast nii, ma tunnen ennast naa, vaata. Et no jaa. Aga kas sa jõudsidki juba selle esimese võistlushooaja juurest, jõudsidki sellise blogindamiseni, et hakkasid
või sa olid juba enne seda olid seal maailmas või tegelikult oli see case, et kui ma hakkasin esimeseks hooajaks valmistuma, siis mul üks sõbranna ütles, et ma hakkaks tema blogi alt kirjutama nagu nii-öelda enda rubriiki või midagi. Ja siis ma nagu umbes hakkasin seal kirjutama ja siis ta ütles, et kuule, et sul on nagu umbes nii palju vastukaja ja umbes nii palju kommentaare ja nii palju lugejaid, et umbes, et mis iganes, et kütta nagu edasi vaata. Ja see asi läks nagu nii suureks juba ja siis ma mõtlesin, oota, ma ei tea, ma teen endale nagu enda blogi siis juba. Ja siiamaani on see nagu ikka vapsee hästi toimetanud ikka. Mul oli täiesti nagu, kui ma mingi laadsin mingi sükse asja vaata alla, et sa näed umbes kui palju külastad. Ja siis mul oli nagu niimoodi, et nagu what the fuck, nagu päriselt vaata. Mingi lihtsalt lambist laed mingi loo üles ja meil lihtsalt on mingi 10 000 lugejat nagu. Okay. Mida kuradit nagu, päriselt, kes te olete vaata. Ja siis anyway, siis hakkad mingi kommentaare saama ja mingid mis iganes ühesõnaga ja sa tuleb pooled on mingi meeste rahvad veel vaata. Mida nemad minu mingi asjadest loevad vaata nagu... Ma ei tea, no muidugi, eks mul see pildimaterjal on ka võib-olla siuke päris siuke... Seal on nii kõigile midagi. Mart Eestis võib-olla sellis fitness-blogi mastikul puudus ka selline inimene, kes nagu ütleks ausalt ja nii nagu on ja nagu... Fitnessi mastiku Anu Saagim. No. Sinu sõnad. Ja. Ega tegelikult see selline paradigmad muutuvad selles mõttes, et kui enne oli ainult see, et kõik on nii motiveerivad, et nüüd on ka see, et hakatakse rääkima nagu neid köögipoolt rohkem ja et see ilmselt jah, see on väga, tegelikult see on väga positiivne, et isegi kui mõnel on nagu, miks sa kirjutad mingeid negatiivseid asju, aga tegelikult seda tuleb ka kirjutada täpselt sama palju. Muidu nagu kõikidel on siuke tunne, et ladi lulled enam, ma ei tea, ma tahan lavale minna, davai, ma siis lähen vaata, aga mis seal taga tegelikult on, see on nagu oi plinn, see on mingi trenni tegemine, see on nagu mingi, ma arvan, mingi 1/10 sellest või, nagu 90 toimub, ma ei tea, mis köögis toimub ja see, mis sul peas toimub ja üldse, kuidas sa enda, no ma tean, jumal paljud on hädas näiteks, kuidas laste kõrvalt seda asja teha, vaata. Kui sa reaalselt oledki mingi, ma ei tea, apaatne vahepeal, nagu, mis sa teed siis, vaata. Ja tegelikult on see maru keeruline. Siiani on sul nagu, tänaseks on ikka, pere on koos ja kõik nagu... Ja ei, pere on koos, aga selles suhtes, et... On neid hetki olnud? Oi, plinn ja... Ei, lihtsalt nagu esimene hooaeg näiteks oli, siis oligi, mul mees oli hullult süke, et umbes täiega, ma räägin, vedas mind voodist välja ja davai, nüüd Kaisa trenni ja tee ja ole, vaata. Aga eks ta siis mõtles ka, et mul on süke ühekordne projekt, vaata, et mingi vaimustus, vaata, läheb üle, et tore on, linnukesed kirjas, lähme edasi, vaata. Aga siis see nagu süvenes, vaata. Ja siis mingi hetk tal sai lihtsalt normaalselt kopp ette lihtsalt sellest kõigest nagu, et kõik need... Ma ei tea, minuga väljasõidud näiteks dieedi ajal on ju see, et oot, me ei saa nüüd, ma kaalun endale mingid asjad ära, võtan kaasa, siis umbes davai, lähme kuskile, ma ei tea, Paidesse näiteks, fuck it, seal on nagu nii nõme saal lihtsalt, et ma ei saa enda näiteks jalatrenni normaalselt seal ära teha, vaata, siis ma pean umbes mõtlema, ma pean umbes Spartas teen jalatrenni ära, umbes siis ma jätan mingi, no see on mingi räige kalkuleerimine käib, vaata, ja siis nagu ilmselgelt nagu kui mu mees on lihtsalt nagu tavaline inimene, tal nagu viskab lihtsalt normaalselt koppase ja ma saan tegelikult nagu aru ka nagu, miks see viskab nagu, et kui see on no on maru tüütu, no päriselt on ka. Ja no üldse näiteks, ma ei tea, näiteks sünnipäevad on ka. Kui ma alguses, esimene hooaeg ma vältisin üldse igasuguseid sünnipäevasid, sellepärast, et mida ma lähen sinna, ma ei saa süüa, ma ei saa juua, ma passin seal, vaata, kaine ka, on ju, värgid-särgid. Ja siis ma nagu lubasin, et nüüd kui teine hooaeg on, siis ma hakkan, siis on hoopis teist moodi ja mis iganes, aga no tegelikult lõppkokkuvõttes ega ikka ei olnud küll, vaata. Et no, ma ei tea, mul on enda see lollakas rutiin, ma tahan minna kell 9 magama, oota, aga mis sünnipäevale ma siis lähen, kui ma kell 9 magama lähen, vaata. No nagu halloo, vaata. Ja siis ongi, kui ma ju öösel kell 2 lähen magama, siis ma olen hommikul nii väsinud ja siis ma jõuan enda trenne tehtud jälle, nii nagu ma saaks neid tehtud siis, kui ma läheks kell 9 magama. No ja siis hakkab ikkagi nagu, kurat, jah. See on siuke klassika, et mis sa tule ikka sünnipäevale, et sa ei pea jooma või midagi. Ei pea, ma ja siis sa vahid sa laua taga. Sa ei joogi või? No ja siis hakkad saama, mis see üks mingi kokteil ikka teeb, on ju. Ei no söö, aga mul on siin umbes mingi tervislikku salatit, no võta ikka, no sa asi ei ole. Sa hakkad ise pea samale veel või asju genereerima. Vaata lõhe ja pähklitega tervislik salat. Tegelikult see salat ei ole nii hull. Ei, aga üldse, inimestel on kuidagi see, et aga umbes, ma ei tea, sõuna võid ju süüa umbes, et siin, ma ei tea, no kõige parem case oli muidugi see, kui mul äi ükskord pakkus, et siin on kodujuustu kook, et kodujuust on ju tervislik. Valgukook, jah. See oli okei, normaalne. Need on nagu need mingid salvesti või mingid smuutid, vaata, paki peal on suured kirjas, et 2 grammi valgutoode ja siis vaatad, et 2 grammi mingi. No, parem kui mitte. Aga mis sul näiteks
nüüd kui võtame nagu off-season ja võtame võistlushooaja ja kindlasti sul on nagu mingi üks kindel asi, mida sa kõige rohkem nagu igatsed siis, kui sa oled võistlusperioodil, näiteks minu puhul oli see, et just mingid sotsiaalsed üritused olid. Räigelt. Et ma isegi nagu mingi hetkeni mind ei huvitanud eriti see, et tahaks kuskile sööma minna, midagi sellist, pigem oli kahju just sellest, et okei, ma võiksin täna minna välja, aga ma tean, et see ei ole nagu äge, et siis ma pigem ei lähe sinna, ma olen homme väsinud, kõik samad jutud, et sul on sarnased tunded või... Räigelt, jaa, just see, et nagu mul oli vahepeal siuke tunne, et mul umbes sõbrad on kõik ümbert ära kodunud lihtsalt. Nagu, sest on ju, ma ei tea, trenni nad ei tee, enamus sõpru mul ju ei käi trennis ja siis nagu ei olegi mitte ühtegi mingit ühist asja, mida nagu teha, nagu, ja siis ongi. Pekkis on see keis, Siis sa eladki põhimõtteliselt niimoodi, et sul ongi ainult töökodutrenn, vaata ja siis umbes sa, mõtledki, et davai, ma lähen sõbrannaga siis kuskile välja, vaata, ja siis võtad ühe musta kohvi, vaata. Nagu, yes. No kuidagi see nagu, see ei ole see, vaata. Kui hea. Vaata. No nagu ikkagi see sotsiaalne tegevus on ikkagi nagu, ikkagi tahad juua ja süüa ja nagu sa nagu ei saa ja siis nagu... Lõpuks on see kõik seda väärt. Ei, see on räigelt seda väärt. Ja võib-olla mõnes mõttes parem on ka, siis sa oled või no mul ikka normaalselt, ütleme, kuidas ma ütlen siis, normaalne reha käis üle sõpradest nagu. Ja põhimõtteliselt nagu parimad on siiamaani alles jäänud ja võib-olla parem niimoodi ongi. Võib-olla pidigi minema. Võib-olla pidigi niimoodi minema, on ja. Et samas ongi, kui see, et ma ei saa juua ja ei saa süüa ja kui see meid nagu, ütleme, ajab siis nagu sõpradega lahku, siis no fuck it, vaata. Las ta siis jäädana. Aus. Aga mis siin nagu üldse algfaasis võistlema üldse kutsus või sellest, ma saan FitModel projektist osa võtma kutsus? Ei no kõige kõvem teema oli muidugi see, et no põhimõtteliselt trenni või mingit asja ma tegin juba, no jõusaalis ma olen käinud aastaid, aga mul pole talli jämmegi, mida ma seal teen, on ju. Nii. Aga ühesõnaga ma käisin Salme kultuurikeskuses juba mitmendat aastat vaatamas neid Eesti kulturismi siis igasuguseid võistlused, on ju. Ja anyway, siis ma vaatasin kogu aeg neid inimesi seal laval ja neid naisi ja siis kogu aeg mõtlesid, et minust anyway ei saa sükest asja, no kuule vaatame, mis asjad need on seal lava peal, no võimatu vaata. Ja siis mingi aasta, no see oligi siis nüüdseks, ma ei tea, kas siis 3 aastat tagasi või 2 aastat tagasi. Anyway, olin seal Salmes jälle ja saad aru, ma võitsin mingid piletid ja võtsin isa ka veel kaasa. Ja siis mul käis nagu mingi klõps ära, ma ütlesin isale, et saad aru, tahad näha, et sa näed mind seal laval, vaata. Ja saad aru, mul isa tõmbas siukse kajaka maha, vaata. Sind või, nagu päriselt või. Nagu siis ma tolleks hetkeks olin, või tolleks hetkeks. Reedest pühapäevani pidu ja veel pidu kestis esmaspäeval ja võib-olla mõnikord tegin kolmapäeval juba otsa lahti ja ma olin siuke parajalt siuke normaalne jämmu ka, vaata. Et nüüd ma siin umbes mina hakkan lavale minema, vaata. Siis isa niimoodi naeris lihtsalt, et no come on. Siis ma olin nagu, oota, mis asja, et sa ütled mulle, et ma ei saa hakkama või? Ja siis oligi see klõks. Nataki! Ütle mulle, et ma ei saa hakkama, mul kõik asjad on ära teha, vaata. Ja siis põhimõtteliselt kõige naljakam oligi see, et kui see mõte käis nagu ära, siis sellest läks mööda vist mingi 2 kuud või midagi või. Ja siis kuulutati välja see FitModel projekt, siis mõtlesin, Kaisa, nüüd või mitte kunagi, vaata. Kas see oli esimene aasta, kui see projekt oli? Ja ei oota, ei, valetan. Kas ma ise ei tea, sellest projektist mitte midagi, ma tean, et see oli olemas. See oli teine aasta. Ja midagi sükest, jah. Tegelikult siis sul oli üsna kiiresti ka selge see, et sa nagu pigem ei tee seda FitModelli, et on nagu... Ei, no kõige kõvem oli muidugi see, et kõik ülejäänud tüdrukud tahtsid saada ju FitModellideks, meid oli bikiinisse oli 2 tüdrukut sees, mina Kadri vist ja võib-olla eksin, võib-olla oli keegi veel, anyway. Ja siis me hakkasime Spartas seal kõik trennis käima suure hurraaga ja siis Marek Morozov tuli sinna ja siis ütleb mulle niimoodi, et Kaisa, et ega sina seda FitModelli ei tee, et sa näed kleidiga välja nagu transvestiit, vaata. Thanks sulle, vaata. Siis käis ka klõks ära või? Ei, FitModelli ma pole taht elu sees teha, nagu ei. Ma olen juba nagu kuidagi natuurilt siuke, et nagu see ei, mis asja ei, kuule, kui teha, siis teha ikka normaalselt. Ma siin vahepeal juba mõtlesin, et läheks äkki bodisse üldse üle nagu selles suhtes, et mul on see ülakeha lihtsalt nagu nii võimas, et võib-olla ma näengi kleidiga välja nagu transvestiit, ma ei tea, vaata. Kirjutage kommentaaridesse. Mul kõnnivad naabrid siit mööda ja mul ei ole neid kardinaid, ma reaalselt arvan, et me teeme mingit porri siin, nagu näed täpselt selline välja nagu. Ma pean kiiresti, ma pean IKEA-st tellimuse tegema. Lähed lapsega marjule ja aga tegelikult mina selles suhtes, et mina olin ka ikkagi, kui sa hakkasid seal Instagramis nagu kuulsust koguma, et ma arvasin selle bikiini fitnessi, et siis see ei olnud vist ainult Morozov, kes seda arvas, et ma transvestiit olen. Aga jah, no
noh, asi nagu loksus paika järelikult, et noh, fit modell on ka siuke, et see on siuke, noh, on nagu neid fänne ja mitte fänne, et noh, et kas see peaks olema just nagu seal võistlusel, minu arvamus on see, et pigem ei peaks, aga võib ka olla teisi arvamusi. Kuule, kas te mäletate seda, kui neid, ma ei tea, mingi meeste fitmodell oli ka? Pintsaku ja see oli ikka, saad aru, ma vaatasin niimoodi, vaatasin nagu ühe nurgalt, vaatasin teise nurga, mis kuradi asi see on, mis asi see on nagu päris? See oli esimene kord, kui Mikuga vist kaameraga salmes olime. See pärast kommenteerisime ka seal, et no seda ma ei hakka üldse ilustama, see oli ikka vab see pornona. See ei, no ei, ma ise ka ei hakka, noh, selles suhtes ma ei tea, noh. Oli pintsak ja rannapüksid või? Ei olnud rannapüksid, teksad olid minu arust. Teksad või? Kurat, ma olid pükse. Olid viikarid. See oli minu arust lihtsalt pintsak oli peale, siis ma ei tea. Paljas keha, teksad püksid, ma ei tea. Jaa, no see on täpselt süga outfit, et sa lähed kuskile komandeeringusse ja siis jood kella 8 hommikul ja siis sa kõnnid koju, vaata niimoodi, et sul on nagu ülakeha paljas ja pintsak ja oled paljajalu ja teksad on jalas, vaata, täpselt sama. Jaa, sest õlle läks siia bluusi peale, vaata. Jaa. Aga kui sa nüüd jõudsid sinna lavale, kuidas su isa siis nagu siis reageeris või kuidas ta sa olid lihtsalt niimoodi laval, vaata. Isa tuli saali. Kuule, jumala pekkis, mu isa las üle mind. Ei, mu esimene võistlus oli ju Pärnus. See oli see mingi algajate võistlus ja jumala pekkis. Mu isa pidi tulema sinna ja siis põhimõtteliselt oligi, ma olin nagu laval ja terve selle aja ma otsisin publiku seast enda isa. Käisin niimoodi läbi ja vaatan, fuck, ei ole, vaatan, mis mõttes ei ole. Ja siis oligi, kui ma ju panin enda selle kategooria kinni, esimene koht Kaisa, jess, vaata, saad aru, külmaverinad, jess, vaata, ja vaatad publikust, kus on isa. Sul oli see kõne juba välja mõeldud, et tegin seda isa nimel. Ja tahan tänada, ma ei tea. Arno, anna mikrofon siia. Ja jumala pekkis ja saad aru või, ja ma läksin lava taha, oligi davai, auhinnad käest, davai, lava taha, värgid, särgid, ja esimese asjana ma jooksin kohe publikusse, otsisin enda mehe üles, et davai, et kus mu isa on. Ja siis mõnes ütleb, et ma ei tea, et nagu, tema nagu ei ole näinud, on ju. Mida perset nagu päriselt? Ja siis helistan isale, ja siis isa oli umbes, ma ei tea, ma olen kuskil siin, ma teaks, ta oli Pärnus või ma ei tea, ei oota, mina olin Pärnus ja oota, kus kuradi, ma ei tea, või Tartus või, anyway, mis ma ikka umbes, ma tulen Eestikatele, vaata. Siis ma olin nagu niimoodi, et saad aru, see on otsa mõttes täitsa perses nagu. No nagu saad aru, ma olin seal auto kõrval, siis niimoodi nagu mõtlesin, et tore, et ma sain nagu esimese koha, et jah, vaata. Siis ma olin nagu reaalselt niimoodi, fuck, vaata. Ja kurat, siis kui Eestikas ma ei saanud esimest kohta, ja siis isa oli platsis, vaata, kurat. Ja mitmendaks sa selle oota. 5 olin vist. Nagu fit modelli kategoorias? Ei, bikinis. Olin 5 või valetan või? Ma tean, mis su selle aasta kohta. Jaa, see aasta oli 4. Jaa. Aga, issa ma ei tea. Aga no anyway, lihtsalt nagu, muidugi tollel hetkel mul niimoodi, et mõtles umbes nii kehva koht, vaata, vaata. See ebaaus ja kohtunikud on süüdi ja kõik on süüdi, vaata. Kui ma praegu vaatan neid vormipilte, mul nagu jumal. No lihtsalt esimesel looel, lihtsalt jumal. Rääkides siis vormipiltidest nii-öelda, et sa ju töötad koos Eleriga, kindlasti saad väga palju sellist vastukaja otse temalt küsida ja uurida, et kuidas ja mida, et mis sinu sellised nõrgad kohad on, millega sa tööd teed hetkel? Jalad ja tuhar. Aga ma arvan, et see on tegelikult suht enamus naistel, on ju. Aga mul jalad tõesti nagu kõige nõrgem koht, ülakeha mul vapsedim, õlad, selg, kõik on väga perfekto. Isegi selle loo ajal mul tuli mingi keskkoht välja. Mul nagu, muidu ma olen eluaeg nagu siuke kuubik olnud minu arust. Või eluaeg. Enne võistlemist ma olin üldse mingi sangadega tüdruk, on ju. Siis ma olin nagu kuubik põhimõtteliselt ja nüüd nagu ma räägin, vaata, mida rohkem sa enda vormi teed, siis saad aru, hakkab päriselt ka tekkima mingi keskkoht, vaata, nagu igaühe enda nagu keha, kui ongi reaalselt, ongi nagu enda käes, vaata. Et jaa, aga jalad ja tuhar ja jumal küll seda tuharat ei tule, ma ei tea, saiakannikaid, kõik asjad on proovinud järgi, ei. Üks asi on proovimata veel. Jaa, ma tean. aga jah. Oota, me mõtlesime samat asja praegu. Mida sa mõtlesid? Tegelikult on 2 asja. Aga jah, see... Aga huvitav on jah, bikini fitnessi kohta, et siis, kui ma olin juba nii-öelda kulturismi mõttes, ma juba oskasin hinnata võistlejaid, silma järgi, siis bikinis oli mul jälle see, et oot, et mina panin tema esimeseks, miks ta 5 on ja viimane on. Siis ma saingi teada, et ongi, kui sul jalad on, kintsud on nagu veits siuksed võdisevad, isegi kui sul on nagu jõhker kõhulihas, siis on nagu 0, viimane, läbi.
et ongi jah. no bikiinis on üldse vaata loeb see lavaline olek ka, et sul võib olla nagu fantastiku vorm, sa võid olla nagu 10/10, aga kui sa seal laval lihtsalt ei ole nii teed mingi robotit. no umbes niimoodi vaata ja no katastroof on nagu päriselt see, kui sa vaatad näiteks kontsa business nagu, kuidas lihtsalt osad ei oska kontsadega kõndida, vaata fuck, miks sul on nagu kõik on nii hästi, kõik on nii hea vaata ja siis lihtsalt sa oled seal nagu mingi puuhobune vaata nagu aga no kõik sellised asjad noh, et jah peab ikka siuke paras kiisumiskin olema, mul on endal veits on nagu raske vaata, et ma olen siuke ikka aga sa pole ka harjunud või nagu? ma ei ole nii graatsiline kui seal ikka, no võtad näiteks vene tüdrukud, no ma ei tea, nad sünnivad nagu kuidagi, nad on täiega, liiguvad niimoodi ja kõik need randmed ja asjad käivad ja siis vaatad ennast peeglisse, endal käivad nagu niimoodi, nagu mingi kajakas. Fuck, no ei tule seda lihtsalt, noh. Aga siis peabki harjutama lihtsalt, noh. No eks jah, seal bikini fitness kindlasti see lavaline presence on nagu kordades tähtsam kui kuskil kulturismis, et kulturismis antakse veel andeks, kui ta on siukene natukene kohmakas, et see on kindlasti suur osa sellest. Kui nüüd seda esimest ja teist võistluspreppi siis sul võrrelda, siis mis seal teises prepis siis sellised peamised asjad olid, mis nagu selle muutuse tõid või nagu? Süüa sai. ei, tegelikult ongi nagu reaalselt, no põhimõtteliselt mul ju esimene prep oli mingi 1350 kalorit või? No ühesõnaga ja siis põhimõtteliselt nagu teine prep oli nagu mingi seal, ma ei tea, 1800 ja 1700, see on nagu suur vahe ikka. Ja no üldse nagu kuidagi esimesel prepil oli nagu kõik asjad olid nagu keelatud ja siis nagu põhimõtteliselt nagu kui ma nagu B-poalt nagu tegin seda asja, siis see itsitas ainult pihku, et nagu miks sa ei võiks mingi leiba süüa või ma ei tea, miks sa happukoorti või süüa või nagu ma ei tea, miks sa sealiha ei või süüa, nagu mis mõttes ei või nagu, kõik asja võid süüa, kui tahad, vaata, nagu vaata lihtsalt, et mingid valgud ja asjad ja rasvad täis saavad ja kõik on jumalt timma, et tee, kui sa tahad endalt seda. Ja siis mul oligi nagu reaalselt, et what? Nagu mida? Ja no samamoodi need trennid, et no kui esimene hooaeg oli, siis ma ei mäletagi, palju mul seda kardiot oli, oksendamiseni, oksepahalisest kardiost, siis teine hooaeg oli nagu lebu ots, ma ei tea, nädalas korra tegid ja oligi olemas, vaata. Ja nagu vormi tuli niimoodi, et vähe polnud, et nagu tihti ei olegi nagu, kõik mõtlevad ju, et mida vähem sa sööd ja mida rohkem sa teed kardiot, seda parema vormi sa teed. Hoiadki, et sa teed, kõik mõistusega, tõmbab kinni ja täiega kinni, ei tule sealt mitte midagi, noh, põhimõtteliselt moraal ongi, et söö rohkem ja võta vabamalt ja teed parema vormi. Ja no mida Peep mul kogu aeg rõhus ka, et sa tulnud no stress nagu stress on see, mis tõmbab kõik asjad kinni, vaata, et nagu võtadki laadnalt ja kõik on nagu pigem vähem kui rohkem, ja toimis, et no ma räägin, ma juba ootan seda järgmist kevadet nagu sa teed, aga sul on ilmselt ka plaanid nagu selliste aastaste perioodidega teha, ja ma ei kujutaks praegu ette, et ma peaks praegu dieeti pidama. Ma tahaks nagu praegu, ma olen nüüd jälle uuesti maitse suhu saanud, vaata, saad väljas käia kõik, ma peaks nüüd põhimõtteliselt, ongi nüüd ma peaks juba uuel dieedil olema, nagu ei las olla ja no põhimõtteliselt ma tean, mul on vaja jalga kasvatada, mida ma kasvatan nagu siin. See ongi, et üks asi on see, et sa ei saa süüa, et üks asi on see, et sa pead teedil olema, teine asi on see, et sa ikkagi tahad arengut näidata, et see ei juhtu üle öö. Ja ma võiks ju valmistada küll sügiseks, aga ma teeks siis ju täpselt sama tulemuse. Ma ei suuda endal mingit jalga alla ehitada selle aega. Kas ma üldse kevadekski suudan? Ma ei tea. Pean suutma. No pead suutma, jah. Mis variandid on nagu vaata? Aga sul praegu nagu on ka mingisuguseid selliseid, ma ei tea, nõrgemaid külgi, mis sul ei tule võib-olla nii hästi välja. Ma ei mõtle nagu niimoodi pildis, vaid nagu mõtlen, ma ei tea, kas mingi toitumises midagi või mingis, või ma ei tea, on sul mingi nõrkushetk või kuidagi? Meil kõigil on nõrkushetked, muidugi on, nagu, ma ei teagi. No ikka on, aga no minust kõige tähtsam ongi nagu see, et no näiteks kui ma dieedi all libastusin, siis ongi, kui ma esimesel prepil nagu ei julgenud nagu treeneritele öelda seda, vaata, see tundus nagu täiega mingi no umbes täiega fail, vaata, siis ongi, kui ma nagu nüüd nagu failisin, siis ongi, ma rääkisin Peibule kõik ära, nüüd on asjad nii, umbes juhtus naa, vaata, kõik on nagu timm, nagu kõik me oleme nagu kõik inimesed, vaata, et kõigil juhtub, on ju. Ja kuidagi, ma räägin, nüüd see teine prep oli ikka vapse normaalne, vapse laadna, aga nõrk koht, no ikkagi see, et saad aru, sul hakkab lõpuks see kuppel sõitma, sul lihtsalt hakkab see kuppel sõitma ja sa oled närviline ja nagu sa oled, minul endal just oligi just see, et ma muutun närviliseks ja mul tulevad mingid halvad tujud ja sellised asjad, nagu kui ma praegu olen see mingi kõik on nii tore, kõik on nii fun, vaata, siis nagu dieedi lõpuks ma olen nagu
kus su kaera süda on? No kus mu kaera süda ei, päris nii hull ei ole, aga lihtsalt ma muutun nagu nii närviliseks, iga väike asi hakkab nagu pinda käima ja näiteks ongi, ma ei tea, kui mul on nagu mingi kindel ajagraafik, ma ei tea, ärkan 5:30, söön enda, ma ei tea, selle eine, see kell ja kui ma õhtusööki, ütleme, ma olen harjunud sööma õhtusööki kell 7 ja kui see õhtusöök tuleb alles kell 9 peale, siis ma olen nagu närvihaige kuni sinna kell 9, vaata. Nagu konkreetne närvihaige lihtsalt ja siis mul on endaga toimetulek on nagu nii keeruline, sest ma olen muidu nii laadna inimene ja siis ma olen nagu veitsa siuke mida rohkem ma arvan, sa neid tsükleid läbi teed, seda rohkem sa hakkad ise seda tähele panema, võib-olla see eemale tõmbama, et ilmselt esimesed 2 korda oled siuke, et sa arvad, et sa lähed närvi. Üldse aru, mis toimub nagu, miks ma olen siuke paugutan uksi ja nagu sõiman mingi, ma räägin mingi kaera südame pärast kedagi, vaata, mida kuradit, kas sul on sokid jälle vales kohas? Umbes nii, no nüüd, kui sa hakkasid nii-öelda vormi tegema just pigem kõrgema kaloraaži peal, et meilt küsiti ka, et me küsime kuulaja küsimusi, vaataja küsimusi, et täna üks küsimus meile tuli selle kohta, et küsiti, kas nii, ma kohe no see ootamise muusikat mul on enam-vähem meeles, et küsiti, et cheat day'd või refeed'id, kas sul olid ka plaani sees sellised asjad või pigem lihtsalt lasid siukse mõnusa kaloraaži peal niimoodi? Mõnusa kaloraaži peal ja kõik toimis. Ja ei selles suhtes, et lõpupoole vist midagi oli umbes, et ma ei tea, söö mingi lisaks, ma ei tea, 100 grammi kaerahelbed või mis iganes, vaata. Aga põhimõtteliselt nagu mul tiksus see kuidagi kõik nii hästi, et ei olnud vaja nagu mitte midagi teha ja ei olnud selles mõttes ka mingid haigeid isusid või mingi umbes, mul on kõht nii tüü, ma ei suuda. Nagu kõik nagu läks jumala laadnalt, Ja aga kusjuures ma arvan, et mul on nagu tegelikult endal vist ka lihtsam niimoodi, kui kaloraas on nagu pigem kõrgem ja siis ei ole neid patustamise neid, sest saad aru, ma arvan, ma ei saa pidama vist. Sest nagu no reaalselt näiteks võtame FitLee'si näiteks, vaata, super, et ta suudab teha enda kaneelirullide asjadega, ma arvan, kui mina selle kaneelirulli saaks nagu ühe tõmbaks sisse, siis ma tõmbaks neid veel umbes mingi 9 tükki, vaata. Et nagu mul on nii raske pidama saada. Magusaga on üldse mul kuidagi mingi selline suhe, et saad aru, kui ma otsa lahti teen, siis on cancelne. Ja mul on tegelikult isegi praegu niimoodi, et ma ei tea, mina ei suuda süüa niimoodi, et ma võtan väikse tükikese kooki. Mingi metsa päriselt. Kes ei võtab, ütleme, šokolaaditahvli? Ma võtan 2 ruutu. Nagu mida kurat, ma ei söö päriselt ka, ma ei söö seal magama minna nagu. No tegelikult on sul see, et sul on ikkagi periood, võistlusperiood, kevad, see võistlusperiood, ta ei ole nagu nii kaugel, et sa oled ikkagi natukene, nüüd sa võib-olla taastunud, aga ikkagi sa hoiad üsna head vormi ja siis on ka, et paraku need isud on suuremad versus see, kui sa oleksid nüüd +7 kilo, et kindlasti seal on vahe, vaata, et aga see on tegelikult on hea, kui sa saad aru, et nüüd kui ma võtan selle ühe tüki, et ma ei ole selline inimene, et ma ei võta seda ja mul on lihtsam vaata. Sa hakkad analüüsima ennast. Tead täpselt, sa õpid ennast tundma, tead, mis sa teed, kes sa oled, kuidas sa enne. Kuule, sa ei hakka öösel värisema, kui sul on mingi šokolaaditahvel avatud ja see on nagu, seal on veel sees. All pune nagu siin tegema. Mina ei saa, ma kohe, mul ei tule undki, ma arvan ennana. Vaata, meil on hea, me räägime toidust ja mõnel on vaata pudeliga sama teema, et ei saa siis magada, aga see on veel, toit on veel hea variant. No praegusel momendil on vist pudeliga niimoodi. Aga küsiks üks selline võistlusteemaline küsimus on veel, et kuidas sa dieedi ajal näljaga toime tulid, et oli seal mingisuguseid nippe, kuidas seda näljatunnet nagu ära siis ajada või ennast kuidagi petta või? See nagu, see näljatunne, see tuleb ja see peabki tulema, selles suhtes nagu üks hetk ta peab tulema, sest sa oled ju defitsiidis kogu aeg, aga siis oligi nagu, mul oli nagu mingi hasart või süke, siis teadsid kohe, rasv põleb, vaata, või kuidagi nagu mingi süke, ma ei tea, kuidagi mingi räige hasart või ma ei tea, ja tegelikult see tühja kõhu tunne, see on nagu veitsa, see nagu meeldib ka kuidagi, et nagu piinad ennast nagu. Jaa, ei, nagu mina kogu aeg mõtlesin seda, et saad aru, kui see oleks lihtne, kõik teeksid seda, vaata, ja siis see peabki olema nagu keeruline, vaata. Aga ja siis kui näljatunne on, siis on ju vaatad kohe peeglist kõhtu, vaatad kuubikud väljas, vaata, peabki olema, ma arvan ise ka, et sellisele näljatundele ei ole mingit retsepti, selle ükski salat ei tee su kõhtu täis. Et ma mäletan ka, mis üritasin ka teha mingit mahutoite, ma ükskord mahutoidud anyway. No seda anyway, aga just ongi, ma üritasin nagu teha, tead mingi Valio valgujookon, sükene väikses pakis nagu mingi piimajook äkki, ja siis ma valasin selle omale kaussi ja hakkasin vahustama seda, ja siis kui sa mingi 40 minti oled vahustanud, siis ta on nagu suht paks juba süke, ja siis ta võtab 40 minti
ütleme, kui sul on kui kõht on tühi, siis sa vahustad 40 minti, vaata, aga põhimõtteliselt oligi, et see läks nagu nii õhuliseks, et kui sa võtsid selle vahutüki, sa põhimõtteliselt neelasid õhku alla, vaata. Ja siis oligi niimoodi, et okei, et mul on veerand söödud ja ma valisid hakkasid 1-1-2 juba valima, vaata. Et üritad leida mingeid imenippe, aga tegelikult ei olegi, et nälg on lihtsalt, ongi, kuidas sa toime tuled, lihtsalt sa ei no söö ja ongi vahustatud kõik, munavalge on nagu igal pool oli teemas ju, nagu munavalged räiged pudrukogused nagu kogu aeg kasvasid, vaata, nagu julmalt, noh. kõht oli ikka sama tühi lõpus. Jaa, ei no tegelikult ongi see lõpuks nagu sul lõpuks ei saagi kõht täis. Nagu ongi reaalselt, sa võid nagu mida iganes süüa ja sul ei saagi kõht täis. Ja nagu nii ongi, aga siis on nagu normaalne, noh. Harjud ära lihtsalt, noh. Inimene harjub poomisega ka, noh. Et algu veitsi sipleb, vaata, pärast on jumala vana rahu, vaata. Cool. Aga nüüd, kui tulla tagasi sinu sellise bloginduse juurde, et kindlasti sa mainisid, sul on nagu väga suured sellised lugejanumbrid ja seal kindlasti on ka mingil määral palju vastuga ja on sul mingid sellised jälgijad jooksevad järgi ka vahest ja turul ostad kala ja siis on mingi joo, Kaisa. Ei no, tegelikult kõige kõvem näide on nagu see eelmisest nädalavahetusest. Läksin lihtsalt lambist peole, Diskensile, tavai ja nüüd, noh, Diskensile jah, kluppi. Ja inimene, ma polnud nagu jõudnud nagu julm. Ja anyway, ma polnud jõudnud nagu uksest sissegi ja juba mingi tüdruk tuli seal midagi rääkima, Kaisa Aabner, vaata, siis ma mõtlesin, okei, noh, mida iganes. Või noh, rääkisin taga pikad jutud seal maha, on ju, tavai, lähen baari leti äärde, vaata, mingid meesterahvad juba, kuule, sa oled see Kaisa Aabner, vaata. Siis mõtlesin nagu okei, vaata, siis kõnnid mingi järgmise leti äärde, Kaisa fitness, vaata. Siis umbes lähed välja mingi drinki tegema enam-vähem, on ju, siis mingid järgmised inimesed juba, siis ma mõtlesin, mida kuradit, vaata. Ja siis veel tuleb kuskilt mingi naisterahvas, ütleb mulle umbes, et ta on mingi pagar kuskil, et mis iganes soovit, ma ei tea, tatra leiba või mis iganes tema kohe mulle tasuta teeb, vaata. Kaneelisaiu. Ja ta pakkus neid ka, et teeb mulle mingi enda makrode järgi mingeid asju, vaata. Siis mõtlesin nagu, mida kuradit, vaata. Äkki sul oli salajane mingi Kaisa fännid on Facebooki kinnine grupp, vaata, nad kõik läksid, vaata, tegid mingi peo seal ja siis ma panin nad tendi, vaata, siis nad saad aru, et ma lähen sinna. Lähensid peale lihtsalt. Ei no mul oli lihtsalt kõvas mees lihtsalt tiksus kõrval niimoodi, et no kurat, ma ei tea, vaata. Siis ma mõtlesin ka, kus oleks ma seda teha, ma oleks juuksed ära kamminud, vaata, et noh, ma siuke staar olen nagu. Aga need on sellised positiivsed näited, on ka mingeid negatiivseid. Kuule, negatiivsed tuleb ainult neti. Internetis tuleb ilmselt kõvasti. Ainult internetis. Ja. Kes see tuleb sulle niimoodi? Ega meil ei ole ka olnud nagu päris elus. Mul on üks kord. Päriselt on ka? Jah, mul oli niimoodi. Ma räägin sellest. Ma võin rääkida, jah. Olin ka samamoodi Diskensil. See tuli õige appi. Nüüd on see lege sõna. Täielik meemimaterjal on see. Igastahes, no see oli lihtsalt siuke istumiskoht ja siis oli mingi vend, kes oli, ma ei teagi isegi, kuskil olin näinud teda, aga tuli jah juurde mega täis, minust vist isegi noorem natukene, väga purjus ja siis hakkas, et ütles juba nägi mind, vaata, ja siis ma mingi okei, ootasin vetsu järjekorras, tuli rääkima ja siis esimene küsimus küsis mult oli see, et mis sa arvad, mida Michael sinust arvab, siis ta mõtles seda Revali Michaelit, vaata ja siis ma olin mingi, et ma ei ole teda kunagi rääkinud temaga, ma isegi tea, kes ta on. Peale Otti jäi teiseks, vaat suur blond siuke Michael. Nii, okei. Miski pärast ta küsis, et mida Michael sinust arvas, ma ei tea üldse, mis ta arvab, ma ei tea, mis ta lõpus ajas mingit juttu veel mingi aeg on ja siis ta ühesõnaga ma nüüd lähen minema ja ma arvan, et sa oled räige munn ja siis kõndis minema lihtsalt kogu muusika ja lihtsalt Mike Drop aga ma ei tea, ma ei mäleta, ta rääkis minuga nii kaua mingitest asjadest, aga ma ei saanud millestki aru ja siis ma olin mingi okei, chill vähemalt on tore, et nagu inimene tuleb, vaata, et minu arust on just tore see variant, kui on see, et on mingi sinu selja taga või kuskil internetis, vaata. Okei, ei no sellist asja ma olen ikka saanud, kui ma käisin vist siis jälle Diskensil ja siis mingi vene meesterahvast oli niimoodi, no anyway tuli midagi juttu rääkima siis, et kuuled, et ma ei tea, su musklid on nii rõvedad. Siis ma seda niimoodi otsa, siis ma ütlesin, et kuule, vaata mingü rääbis, siis oled ilmselgelt, vaata. No nagu ma arvan, meestel tuleb lihtsalt mingi kompleks, vaata, või kes on nagu mingi maru rääbis, vaata, et noh, jaa, nagu on jah vist rõve, ma arvan, kui sa siuke kõõlus oled, vaata. Aga nagu muidu on, ma arvan, normaalne. Aga ei ole väga, jah. No ka mu mees, sa paned ennast nii loll olukorda, ütled naised, sul on nii suured musklid ja eriti kui ta ise mingi väiksem jaa, nagu reaalselt kaevad endale augu lihtsalt, see on nagu mingi ei, ma ei tea, mis see point üldse oli, aga ma ei tea, noh, jah siis, mis seal ikkes
aga kuidas sa nagu, kui sul, sa mainisid, et sul on netis ka mingi kommentaare, negatiivseid kommentaare olnud, siis kuidas sa nagu kriitikale reageerid või mis sa nagu kuule, alguses oli ikka normaalselt kettas saab ju, siuke tunne kohe, et saad aru, lajataks kohe vastu mingi umbes, et saad aru, ma ei tea, ise oled see ja teine ja viies ja umbes käi sinna onju. Aga kuule, come on, nagu mul pole halli ammugi, kes see inimene üldse seal teise pool ekraani on ja mis iganes ta probleemid on ja mis iganes, siis ma üritasin nagu mõelda juba niipidi, et kuule, et kui ta minu blogile juba sattunud, mingi mu blogipostist selle läbi lugenud onju, siis nagu ilmselgelt nagu mul on juba inbox'i kirjas, et nagu jess, vaata, nagu mingi huvi on, vaata, ja tegelikult negatiivne kriitika ja mis iganes on tegelikult ikkagi ka normaalne, onju. Aga anyway, nüüd ma võtan lihtsalt seda, et ma võtan alati 24 tundi hoogu. Loed selle asja läbi, onju, siis mul on tegelikult see point, et ma üritan nagu kõikidele kommentaaridele vastata. Ja siis ma tean, et ma pean teile vastama, onju. Ja siis ma üritangi davai 24 tundi ja siis põhimõtteliselt järgmisel päeval ilmselgelt ma naeran selle peale juba, vaata. Et noh, ja enamasti see negatiivne on nagu siuke, ta on siuke labane kriitika või siuke, see ei ole nagu, ma ei tea, kui keegi ütleb, ma ei tea, saad rõvena, siis no, ta on nagu, ma ei tea, nagu Thanks. No ei, ma ei tea nagu, kuidas sa üldse viitsid nagu aega kulutada sellele või nagu, mis asja, noh? See on päris tervislik taktika, sest et siis, kui oletame, et sa lähed nagu nii närvi, et sa teed nagu, vastad ära. See ei lõppe ära nagu. Sa vastad ära, pool tundi hiljem, sa vastad ära, mõtled, panin ära ja siis sa lähed, homme loed, sa mõtled, miks ma vastasin. Jaa, emotsioonide pealt paugutad, mõttetu, noh. Ja no samas nagu sa ei saagi kõigile meeldida ja nagu ma arvan, see on tegelikult okei, noh. Aga lihtsalt ma siiamaani mõtlen neid interneti nagu kommenteerijaid, et nagu kuidas sa viitsid või kus sa selle aja võtad või nagu ma ei tea, kui ma loen mingi vahet jälle, mis artikli läbi keegi on mingi, ma ei tea, Igor Mang võib-olla ütleb seal mingi mis iganes asju, vaata nagu mingi vopsee, mingi tontvent tavai on ja ma mina küll ei viitsi kommenteerida seda asja nagu, täitsa savi ju. Ma alati mõelnud, ma tahaks näha neid inimesi, kes kuskil Postimehes kommenteerivad, kes viitsivad lihtsalt reaalselt mingi wall of teksti kirjutada, et ma ei tea, küll sa oled ikka värde, sa ma ei tea, mis iganes. Ma arvan, nad on ise, nad on ikka täiesti puru lihtsalt inimestena, sest et nagu mõtled ise, okei, ma võib-olla, kui ma kedagi väga vihkan, siis ma kirjutan paar rida, aga kui sa ikkagi nagu lihtsalt nagu esimesele ettevõjuhtuvale nagu kirjutad mingi räige teksti, siis sa pead ikka ülikatki olema tegelikult, ma arvan, et ma ei tea, kui ma ikka kellegi peale vihane olen, siis mina tean, mine pane vastu hambaid talle või mina ei tea, aga mida sa kommenteerid või nagu päriselt lihtne ja sa lähed kellegi peale närvi, siis vaata, Kaisa tuleb, kirjutab, kus sa elad umbes nii näed, et sealt Kaisa is typing ja siis kustutab ära vaata ja siis tuleks kartma hakata sa oled siiani väga pikka aega vist, ma ei tea kui pikka küll, aga sa töötasid raamatupidajana. Ma just üritan kujutada ette sind, kui kaua sa töötasid, mitu aastat? Kuule, hakkame üldse selles suhtes algusest, et kui ma kesk ära lõpetasin, nagu ma läksin matemaatikat õppima ülikooli, siis nagu seda mul kõik sõbrad vaatasid ka niimoodi, what the fuck, vaata, nagu Kaisa päriselt, mis sul kõik selle isa jälle naeris, vaata et... no, umbes nii, vaata sina ja matemaatika ei no, nagu, jaa, vaata ja siis oli, aga ma tegelikult õppisin 1 aasta matemaatikat, siis mul oli vist mingi 7 erinevat ainet ja 1 puudutas numbreid, ülejäänud olid teoreemide tõestamised ja mingi filosoofia ja siis ma mõtlesin nagu, loogika, okei, ma ei ole loogika, ma olen ju naine, ma ei lase loogikast ennast häirida, vaata ühesõnaga jah, siis ma õppisin seda ainult 1 aasta ja siis ma sain aru, et seal pole mingi praktilist väljundit ja läksin siis raamatupidamist õppima. Ja siis, kui ma raamatupidamist läksin õppima, siis mul jälle taaskord kõik sõbrad, et no what the fuck, ei saa nagu päriselt, et see ei ole mina, vaata. Sest noh, mind nagu raamatupidajana väga vist ei kujuta ette, vaata. Aga saad aru, maru põnev on, sest mul nagu numbrid on nagu alati nagu jumala tugev koht olnud ja raamatupidamine on nagu veits on nagu loovust ka, onju. Või noh, nagu kes kui loov on, onju. Aga anyway, ja see on nagu nii põnev minu jaoks. Aga põhimõtteliselt alguses, siis ma lõpetasingi enda koolid, lõpetasin ära raamatupidamisega ja ma ei saanud erialast tööd. Ja siis ma hakkasin andmesisestust tegema. Ja andmesisestusega oli see, et maru kõvad plekki sai, aga andmesisestus on ikkagi nagu sa trükid ja see hakkab nagu, see on nagu normaalne ajusurm, vaata. Et lõpuks see palk lihtsalt enam ei motiveerinud ka. Aga siis ma leidsin erialase töö ja tegin seda vist mingi 2 aastat midagi peale või? Aga ühesõnaga see kontoritööna seda asja teha on nagu veits käulane. Et ei sobinud selle case.
kuidagi ammendas ikka normaalselt ära noh. Ja siis mul oligi nagu suur plaan, et ei, ma ikkagi hakkan nagu ise teenust osutama ja kõik asjad, aga siis tuli see fitness lõi sisse kuskilt ja siis ma mõtlesin, oota, mis asja, ma nagu natuke nokitsen seda, aga ma ei tea, mul vist niimoodi istubki, et ma natuke teen seda nagu raamatupidamist ja siis ongi ülejäänud asi on see fitness ja nüüd kogu aeg see haigus ju süveneb kogu aeg aastat ja ma ei tea. Et nagu lõpuks ma olen jõudnud jälle sinna faasi, et ma ei tea vist ise ka enam, mida ma teha tahan, aga ühesõnaga praegu on fitness. aga kas selle raamatupidamise kõrvalt sa siis hakkasidki nagu blogi kõigepealt kirjutama? Ja. See oli sinu see väljund siis niimoodi. Ja vist see mingi loomingulisem. Ja vist vist jah, noh. Et peab olema midagi ja ma ei tea. Ja no dieedi ajal üldse, kuule, saad aru, siis see filosoofia jookseb niimoodi, et vähe pole, vaata, saad aru, su mõtted käivad hoopis, ma ei tea, nii ja naapidi, vaata. Sest noh, praegu on näha, vaata, kõht on täis, postitusi pole, vaata. Hea on olla, elu toimib. Mikuga tegime research'i, vaatasime, et võtab vist täissi täis. Tein, jah. Lihtsalt mõtlesingi, et noh, raamatupidamine ta on ka, noh, eriti see andmesisestus, et see on ikka hoopis pekkis. Mõtlen, et okei, sa teed oma selle 8 tundi seal kontoris ära, ilmselt selle aja jooksul sa ei saa väga palju rääkida ja suhelda või noh, võib-olla mingi natuke saada. Omas mullised lihtsalt. Siis võib-olla ongi, et see, et kui sa sealt ära saad, üks asi on saad väsinud, aga samas kõik see, mis sinu energia on ikka su sees, et esimesed 8 tundi oled ülivaikne ja siis järgmise veerand oled nagu mingi et see on huvitav, et noh, ma ise vaatan, et mul töö juures kasvõi vaatan, et raamatupidajat, et noh, mina lihtsalt ei saaks, ma lihtsalt sureks ära, ma ei tea, või ma ei suuda keskenduda ka eriti, vaata vist. Mul on see jama, et mul on mingi keskendumise, et ma pean nagu 10 asja korraga tegema, aga nagu ma ei saa nagu vist ühele asjale niimoodi minna. Minul on just vastupidi kusjuures. Ma ei oska teha mitut asja korraga. Aga no ma olen naine ka vaata, siis noh, naistele tõdeks. No ma ei ole öelnud, ma oskan seda, aga nagu paraku teen niimoodi, aga et see on huvitav. Aga oota, midagi võtame küsimuse ette äkki. Jaa, mõni kord siin neid küsimusi vaata ja praegu me siin räägime. Üks asi tuli pähe, et mis siin nagu niimoodi ütleme närvi ajab. See võib-olla ei pea fitness valdkonnast olla, võib-olla, ma ei tea, muidu elust. Kuradi lollid inimesed ajavad normaalselt närvina. Ja need inimesed, kes on maru rahulikud ja nad räägivad hästi aeglaselt. Ja siis mul läheb juba see kuradi lause algus meelest ära ja pakid vaata. Aga no rumalad inimesed anyway on ja. Mis mind närvi ajab on selgrootud inimesed. Nagu, kes kulgevad lihtsalt läbi elu kuidagi niimoodi, et nad nagu, ma ei tea, nad ei võta vastutust ja nad lihtsalt on mingi, ma ei tea, kui sa küsid nende käest midagi, siis sul peab olema enda arvamus ja kas või olgu see arvamus täiesti mööda, aga sul peab olema enda arvamus. Eriti just meesterahvaste puhul, mis mind nagu eriti häirib, kui neil seda ei ole. Margus, kuhu sa sööma tahad minna? Ma ei tea. Jaa, kuidas sa ei tea? Kuidas sa ei tea? What the fuck, näe? Pitsat ja kohe. No täpselt, vaata, päriselt, näe. Ei, see on ausad punktid ja selles suhtes, et ma isegi ei tea, mida mind näiteks närvi ajaks täpselt. Mul on väike pisiasjad, ma ei lähe üldse närvi tegelikult, aga mul on mingi pisiasjad. Eile näiteks ma saan tolmu ime öelda, et see juhe tuleb välja, vaata. Ja nüüd on vist sees, aga igastahes ma ei tea, kuidas juhe sisse tagasi läheb, sest nuppu ei läinud üles, vaata. Sa pead nupule võtama ja siis tõmbab sisse tagasi, vaata. Nii. No, aga ma ei leidnud ja ma otsisin kasvminti, mul niimoodi igitirkus. Mõtlesin, et seal on mingid sala, mingi silitasid mingi kohta äkki, vaata, lihtsalt, noh, lihtsalt katus sõitis täiesti ära, mingi tolmu ime peale. Aga tegelikult on täiesti rahulik, et see on jah. Mul on täpselt sama, ma olen nagu ka ikka üsna rahulik inimene, aga just oligi, noh, eile oli selline olukord, kus ma viimased 3 nädalat ma olen nagu Prismast toitu tellinud koju. Ja siis ma panin nagu selle kulleri aja, panin omale, noh, elan siin suht oma koduligidel on ja või tähendab, elan koduligidel töötan koduligidel ja siis ma panin nagu selle aja, et tulge siis 12:02 vahel, et ma siis tulen lõunaks korraks koju on ja siis nad tuli see SMS, et ahah, et nad jõuavad mingi 12:01 vahel on ja siis ma olin mingi 12:30 olin kodus ja ootan ja mingit sõnumit midagi ei tule on ja ootan 45 minutit, siis mõtlesin okei, pohhui, ma ei tea, ma lähen koju on ja toovad, või tähendab tööle ja siis reaalselt jõuan töö sinna ukse juurde ja siis helistab kuller, et tere, ma olen selle kodu juures teil. Siis ma nagu mingi fucking hell, nagu ma mõtlesin 45 minutit, sa pidid tulema, sind ei olnud. Ei no ootamine üldse kuidagi, aga ma just täna tulin siia ka, siis ütlesin just, et mida ma ei kannatan, kui inimesed jäävad hiljaks. No kõige rohkem, no fuck it, päriselt umbes saadel kuskil kokku enam mingi, ütleme, ma ei tea, kohvikus, nii, ja sa tiksud seal laua taga üksinda, vaata.
ja sa tiksud ja fuck, meil jäi kokkulepe, et kell 2, vaata. Siis no mida fuck'i, terve 2:30 nagu sa ei tule sinna, vaata. Sa tuleb päriselt, ma ei pea ootama. Pool tundi nagu mingi sinu pärast nagu ükskõik, mis iganes asju sa ajada tahtsid nagu päriselt, noh. Nagu ei. No anyway, ma ei ootaks ka pool tundi, ma tõuseks püsti, ma tõmbaks naksuna. No fuck, noh. Pigem siis inimesed kokkuvõtvalt. Inimesed räigelt ajavad närvi, vaata. Jaa, täiega. Aga fitness selles elustiilis midagi sellist konkreetset? No siis inimesi pole ju mu ümber. No need fitness inimesed siis äkki? Fitness inimesed? Ei, no nad on toredad, noh. On ju? Ei on. Mis mõtte paus ta? Tegelikult ma olen su blogi, ma pole eriti lugenud. Kas sa saad? Siis ma enne tänast ma ei tahtnud lugeda eriti, aga ma natuke lugesin, et sul oli huvitav seik oli peale karikavõistluseid, et panite käpa maha seal normaalselt või? Jaa. Ei no selles suhtes nagu Tiskensite. Tiskensile jõudnud vist. Ei jõudnud. Ei no ega seal palju tegelikult nagu vaja ei olnud ka vaata. Et kui ma tulin lava pealt maha, siis ma tegin ühe väikse sampuse. See väike sampus on nagu nii suur, ma ei tea, mitu millised sees on, ma ei tea, 8 või 8 CL-i tähendab, mis iganes. Tõmbasin selle ära, siis ma tundsin, normaalne, mingi litakas on peas, on ju. Okei, siis ma läksin koju. Kodus ma tegin, mis asja ma seal tegin? Jõin ühe siidri ära. Ja no siis, saad aru, siis oli juba enam-vähem, see polnud pool aastat ju nagu alkoholi tarbinud. Ja siis ma läksin enda tiimikaaslase juurde ja siis me pidime nagu välja minema, aga siis me nagu ei jõudnud. Ei, normaalselt, jah. Aga kuidas sul üldiselt, ma eeldan, et natukene sa olid vist pettunud oma kohas peale jaa, ma olin täiega pettunud. No jah, aga jah, noh. No, kui nii, siis nii, noh, selles suhtes. Ei, ma olin ikka räige, et mul kuidagi litakas läks ikka niimoodi ära, et ma mõtlesin, ei, nüüd on kõike umbes, et mida ma sinna Euroopakatel üldse lähen ja umbes, kui ma Eestis olen juba mingi 4, ma olen nagu mõttetu vend ja nagu mida kuradit, vaata. Ja siis ma nagu põhimõtteliselt ma läksin siis ma veel ei julgunud. Ja järgmine päev oli see, kui ma ärkasin üles ja mõtlesin täiesti pekkis, pohmakas oli ka normaalne, on ju, kõik jutud enesävitus oli alanud, on ju. Ja siis ma nagu lihtsalt ulgusin, siis ma silmad paista, siis mees ütles mulle, saad aru, Kaisa, nagu päriselt, lähme välja, et nagu tulesid toast välja ja me läksime kinno ja see on nagu Murphy seadus, vaata, kui sa muidu käid kinos, sa ei näe mitte ühtegi tuttavat, on ju. Ja kui sa lähed sinna ja sa oled nagu täis rääbis, sul on silmad paistas, sul on nagu juuksed kammimata, mõtled fuck it, on ju. Ja sa lähed kinno ja sa vaatad, näe, see tuttav ja see ja see. Kõik blogilugejad olid kohal. Ja siis kõik tulevad, oi Kaisa, kuidas sul siis läks, vaata. Täna küsimus sitasti, vaata. Ja siis nagu see oli nagu nii rõve jälle lihtsalt, et ma ei tea. Aga tegelikult, kui ma nüüd jälle tagantjärgi vaatan, siis nagu ma ei saaks öelda, et mulle nüüd jälle liiga tehti. Sest nagu päriselt ka nagu need teised võistlejad nagu reaalselt, no ma ei tea, Mari Pukk, ma ei tea, Jane Tammeru, Kadri Tammoja, no fuck, nad olidki paremad, noh. Ja olidki paremad, noh. Ja nagu raske on tunnistada, aga nad olid paremad, noh. Euroopakatel üldiselt, noh, seal on juba selline finaali jõudmine üldse, see ilmselt sa esimene Euroopakate võistlus üldse on, kui sa pole nagu Riida Muru, siis sa lihtsalt lähedki seisad ja tuled maha. Jaa. Tegelikult see suur võistlus on nagu üldse see melu ja asjad. See on ülikõva, saad aru päriselt, saad aru, see on nagu appi, ma ei jõua ära vaadata, ma tahan sinna nii tagasi saada nagu päriselt. Ei, kõik see kas või, et ma ei tea, sa oled seal väikses linnas, on ju, Santa Susanna sees, sa kõnnid seal ringi ja kõik on kollid, vaata. Kõik on kollid lihtsalt ja siis ongi enam-vähem vaatad selja tagant mingit kolli, lihtsalt mõtled, et huvitav ja siis ta keerab lihtsalt ümber ja siis vaatad, fuck, see on naine, vaata, nagu mida muna, vaata. Ja no üldse kogu see, kõik see, et sul ongi ainult seal fitness ja värgid ja need kollid ikka ma ei saa, issand, no nii ägena. Ja siis sa näedki nagu reaalselt nagu päriselt umbes neid inimesi, keda sa Instas jälgid, vaata. Ja siis mul oli nagu nii hea, saad aru, tiksid seal mingi baari leti ääres enam-vähem, kohvi leti ääres, ütleme siis niimoodi, on ju. Ja siis vaatad, fuck, see on ju see. Ja siis vaatad, kurat, päris sellest polegi nagu nii ilusad, kui nad seal Instas on, vaata, et nagu, kurat, sellel on ju nii suur nina ja sellel on mingi, kuradi, 100 muud häda, vaata, et fuck, nad ongi päris inimesed, vaata. Instagramis on, ma ei tea, ma räägin, see on see Perfect 365 vist või ma ei tea, aga no, ühesõnaga julmna ja täiega kõva, oi, kui see on nii äge lihtsalt. Ja ma mäletan ka, et juba lennukisse minna said need vennad lihtsalt need, kes on mingi, seal olid nagu juunioritega koos olid seeniorid ja need vennad, kel lihtsalt pole näos enam nahka, vaata, need just nägudega suured jõmmid, vaata, ja võtad oma lennukis, võtab selle karbi lahti, vaata, karp on mingi 5-liitrine, kõik on tatart täis, siis hakkab sööma. No jaa,
jumala pekkis, näe. sa näed kõike lähedalt sealt ja et see oli just huvitav. No ilmselt see oli Rumeenias, aga kui sa kuskile on räägitud igast jubedaid lugusid, kus tuleb mingid kolmanda riigi mingid kulturistid tulevad MM-ile ja siis hakkab igast pulli toimuma. Ma olen kuulnud nendest, aga see on vist mingi meeste mingi sellel MM-il või mingid normaalsed kuradi hullud tulevad kokku enam, kes urineerivad seal kraanikaussi, sest nad umbes see on nagu okei, vaata. No isegi Türgi koondis ju varastas munasid meil seal kuskil hostelist ja asju, mitte varastanud, aga lihtsalt panid munasid tasku omale, oli vist et lihtsalt said nagu munasid hulgi, et siis nagu võtame et äkki ülehomme on vaja või midagi sellist, vaata. Mis siis, et sa iga päev saad neid mune seal, on ju? No Türgis, ei tea, äkki ei saanud, siis ju oli nii suur isu, aga munakriis. Türgi munakriis. No kurat seda teab, vaata. Aga siis no meil oli siin võikriis vahepeal, vaata. Kurat seda teab, neil on nagu munade kriis, see never know, vaata. Aga siis rääkisid, et võistled kevadel uuesti. Jaa. Oi, ma nii tahan. Muid suuri plaane. Mis need suured plaanid on? Ma arvan, mul terve suguvõsa praegu jääb hinge kinni. Äkki sa hakkad juba lapsi saama või midagi? Ei hakka. Suuri plaane. Ei, no võistlemine. Praegu käib kõik see, käib ümber võistlemisena. Kõik kuidagi... Kui enne võistlemise oli see, et ma ei tea, et peaks maja vaatama kuskile või ma ei tea, mingi auto ostma või ma ei tea, mingi muid tarkasid asju tegema, peaks äkki mingit asja juurde õppima, mis iganes, siis praegu on kõik on nagu pausi peal. Mis su süke eesmärk on võistlemise osas? Eesti meister? Eesti meister muidugi. Kindlasti. Aga Euroopa mul on see Euroopa meister tundub mulle kuidagi ma ei tea, ma olen süke nagu realist ka veits nagu kuidagi, mulle tundub, et kui saaks sinna finaali juba, siis oleks vahvasti timne. No need eliitvõistlused on nagu päris palju hetkel kas mitte juurde tekkinud või eestlastel on lihtsalt suurem ligipääs neile. Et ma ei mäleta, et näiteks 2, 3, 4 aasta tagasi oleks nagu peale Oti või keegi nagu lasknud mingi 13 võistlust nagu ühe hooaja jooksul, on ju, et see on nagu kuidagi ligipääsetavam, on ju, et igast mingid, mis need on? Igast kapid, diamondid, on ju, ja asjad, et need on päris palju tekkinud, on ju, et eestlastel on nagu rohkem väljundit, et kindlasti kuhu minna ja kus olla, et see võib-olla need Euroopakad ei olegi enam see kõige suurem süke asi. Ma ei tea, hakkame räppima. Vaikselt vist hakkame räppima, see on süke tunni juurde tulnud meil. Hoogne. Sa tuleb hoidsid täie kinge kinni, vaata, mõtlesin need küsimused, mis tulevad, vaata, mingid, ma ei tea, mis iganes asjad, vaata, mingid iluopid, mingisugused, ma ei tea, mis asjad, vaata, siis mõtlesin, okei, ma olen valmis. On iluop olnud siis või? Või ma ei pannud teda rinnakaid selge, see ei see on juba võib-olla see on nii standard, vaata, et ma isegi enam ei mõtle selle kui iluopi peale, ma ootan ikka mingit ninaopi, vaata, mingid ai, kurat, seda nina ei ole jõudnud veel teha, ma ei tea, on vaja või? Ei ole, ma arvan. Tundub suht okei, on ju. Ei no, muidugi, no bikiinis, ma ei bikiinis, ega ma bikiini pärast seda rinnaopi ei teinud, aga lihtsalt, mis sa teed, selles suhtes naistel esimene asi, mis tõmbab naksu, on partii, vaata. Mul tuli sellega meelde see kunagi Jaanika Avamägi kuldsed sõnad, mida ilmselt ta kahetseb või Ja ma ei tee never seda, vaata, vist oli. Ta Kanal 2 vist reporterisse küsiti, et mida naistel hinnatakse, siis ta ütles, et tagumiku kumerust ja rinna kumerust, vaata. Rinna kumer, ta ütles nagu ilmselt kogemata ütles selle, vaata, aga see oli hästi naljakas ja, et hinnatakse rinna kumerust, et põhimõtteliselt, et see oli, Jaanika on tore selles suhtes, ma arvan, et ta läks üle keele lihtsalt see, et proportsioon hinnatakse, aga sul nagu ongi, kui sa ju rasvaprotsent läheb nii maha lihtsalt ja millest rind koosneb, on ju, siis lihtsalt, sul ei saagi mingi proportsiooni nagu, ma ei tea, osad, okei, on mingid imenaised ka nagu olemas, kellel ongi enda rind ja see ei kaagi ära ja kõik ongi fantastika, aga jah, ma ei tea, mina see imeinimene ei olnud. Aga ma arvan, et meil oli päris siuke tore tunnikene. See aeg läks niimoodi. 10 minti läks rääkida. 10 minti. Ma arvan, me teemegi tegelikult veel, aga varsti. Siis teise hooga. Teine. Saa kõike head kohe välja tulnud. Okay. Siis tuleb see mingi must materjal, vaata. Me paneme pead kokku jälle ja siis vaatame, mis võetud on. Tavai rääksid ära praegu. Aga täname väga sind siia meie keldrisse tulemast. Ja siis kuulajatele, vaatajatele, et juba järgmise 5. episoodini, mis tuleb täitsa üsna varsti. Niimoodi väike spoiler.
jah. Ja minge kindlasti siis lugege Kaisa blogi. jah, jaa, kaisafitness.ee. minge vaadake järgi. jah, olgu, aga kuulamiseni, tšau. Tšau. Siin on The Aesthetic Project.